Tere kõigile, mina olen Johannes Mattias Toome ja selles videos räägin ma, kuidas vormistada referaati. Ehk siis milline tekst peab välja nägema, millised pealkirjad peavad välja nägema ja üldiselt sissejuhatus, tiitelleht ja seda kõike Google Docsis. Nii, kõigepealt alustame siis lehe vormistusest. Ma olen siin lahti võtnud Google Docsi leheküljel uue dokumendi, kuhu ma hakkan siis seda uurimistööd panema. Nii et kõigepealt me peame tegema nii, et see leht vastaks õigele vormistusreeglile ehk kõik need äärised oleksid liiga kaugel. Selle jaoks me läheme File, Page Setup ja siis siit me saame panna neid ääriseid. Nii, ülevalt peab olema 2,5, alt peab olema 2,5, vasakult peab olema 3 ja paremalt peab olema 2. Nii. Ja nagu näha, meil läksid vastavalt siis need äärised, nagu nendes nootes näha, piisavalt kaugele. Nii, nüüd kui meil on lehekülg valmis sätitud, peame me sättima teksti õigeks, sest hetkel, kui ma kirjutan siia midagi lihtsalt tekst, mis iganes. Ükskõik, mida ma kirjutan, siis praegu see ei vasta kagi siis juhises välja toodud formaadile ja selle jaoks me peame seda teksti muutma. Kõigepealt, mis me teeme, on see, et me paneme fondi Times New Romanisse. Seda saab siis siit teha. Teiseks tuleb teksti suurus panna 12-ks. Nüüd sellega on meil tekst ise nagu fondi poolest tehtud, aga tuleb veel panna, kuidas see teise tekstiga suhtub. Selleks me paneme rööpjoondusesse, see on siin, kus need kõik jooned on sama pikad. Ja nüüd, kui ma kirjutan siia mingi pikema teksti, mulle väga meeldib süüa õunu. Need on väga maitsvad ja rohelised, eriti meeldivad mulle. Näed. Nüüd, kui meil tekkis siin uus rida, siis me näeme, et see tekst on täpselt siit joonduse algusest joonduse lõpuni. Ma lõpetan siin lause ka, eriti meeldivad mulle punased õunad. Nii. Nüüd, kui meil on tekst olemas, siis me tahame ka, et nende kahe rea vahe oleks õige. Selleks me jälle valime kogu teksti ja lähme siit Line and Paragraph Spacing, selline valik. Võtame selle ja siis kõige parem on teha siit Custom Spacing alt. Me tahame, et reavahe oleks 1,5 ja et Paragraph Spacing ehk siis lõiguvahe oleks see after oleks 6. Nii. Ja nagu me näeme, siia tekkis vahe sisse. Lisaks mul on see juba sees, aga siit on valik Add Space After Paragraph. See tuleks ka sisse panna. Ehk siis nüüd, kui ma alustaksin uut paragrahvi, siis on näha, et siin on natukene pikem vahe kui siin eelneval. Nii, nüüd kui meil on kogu tekst õiges formaadis, siis et see dokument ise ka teaks, et see on see, millises formaadis tavatekst peab olema, saab siit võtta, kus on normal tekst, hoiame siit pealt ja siis update normal text to match. See tähendab seda, et kui meil vahepeal peaksid olema mingid pealkirjad või midagi, siis peale seda on kohe tekst õiges formaadis. Nii, pealkirjad. Pealkirju on enamasti kahte sorti. Tiitellehest ma praegu ei räägi, ma räägin just peatükkide pealkirjadest. Nii, selle jaoks on siin olemas heading 1 ja heading 2. Tuleb kasutada täpselt neid, mis siin üleval on, et pärast sisukord õigesti töötaks. Kõigepealt siis alustame heading 1. Kõigepealt, iga peatükk peab olema nummerdatud ja selle jaoks me alustame siis 1 punkt, see on esimene peatükk. Aga nüüd, kui ma tühikut vajutan, siis on näha, et see number läheb sinna kõrvale, sest see Google Docs võtab seda kui loetelu. Siis selle jaoks me lihtsalt vajutame kustutamisnuppu ehk backspace'i ja see läheb tagasi. Ja nüüd paneme näiteks pealkirja esimene peatükk. Peatükkide juures
hakkab suure tähega, lõpupunkti ei tule, nagu ka kirjandites ja kõikides neides. Nii, nüüd tuleb see panna õigesse suurusesse. Heading 1 jaoks on õige suurus 16 ja see tuleb panna boldi, mis on siin kõrval. Nii, nüüd meil on see heading 1 olemas ja me saame samamoodi, nagu me ennem tegime selle normal tekstiga, me saame update'i siit, et heading 1 oleks see, mis me nüüd tegime. Nüüd, kui vaadata, kui ma kirjutan kuhugi mujale, tahan panna veel ühe heading 1, näiteks peatükk 2, teine peatükk, siis me näeme, et see on täpselt õiges selles formaadis. Nii, siin ma näitan ka ära selle, et hetkel meil tuleb lihtsalt see pealkiri ja siis kohe tuleb see tekst. Kuid uurimistöödes ja referaatides peab olema siin vahel üks tühi rida, nii et tuleks panna niimoodi ja siis tuleb see ülejäänud. Kuid nüüd oletame, et meil see esimene peatükk koosneb alapeatükkidest. Ütleme, et meil on peatükk 1.2, ma ei tea, õunad ja meil on peatükk 1.1 õunad ja meil on peatükk 1.2, ma ei tea, pirnid näiteks. Siis need lähevad heading 2 alla. Siit küljelt on kohe näha, et see esimese alla tekkis selline natukene kõrval olev 1.1 õunad. Sarnaselt tavalisele headingule tuleb see panna boldi ning selle suurus on natukene väiksem kui need heading 1 ehk 14. Ja siit me võime uuendada ka seda heading 2, et see vastaks sellele. Samamoodi saab ka siin panna, näed, nüüd see on mõlemad, need tulevad siia küljele ja neid saab vajutada. Erinevalt tavatekstist ja pealkirjast, nende kahe vahele uut nii-öelda tühja rida ei tule, vaid need ongi üksteise järel ja siis selle alapealkirja, mis läks heading 1, heading 2, alapealkirja ja teksti vahel on üks tühi rida. Nii, üks erand on. Kui lõpus on lisad, siis ka neile tuleb panna see heading 1 pealkiri. Kuid lisadel pannakse see teistmoodi natukene. Nii et kui me võtame heading 1 ja kirjutame lisa 1, neid tuleb nummerdada ka, kuid seda nummerdatakse lisa 1 ja paneme mingi pilt õunast, lihtsalt näiliselt meil hetkel ei ole pilti, siis see tuleb panna paremale küljele. Lisadel lihtsalt on niimoodi. Lisaks tuleks ära öelda ka selle, et ühel leheküljel on enamasti ainult üks peatükk, just need suuremad peatükid. Ja et panna see teine peatükk uuele lehele, selle jaoks kui hoida all Ctrl-i nuppu ja siis vajutada Enterit, siis see paneb niimoodi järgmisele lehele. Ja siis saab Delete'i vajutada, et see oleks niimoodi korralikult. Ja samamoodi lisad, need lähevad eraldi leheküljele, nii et ma hoian siin Ctrl-i ja võtan Enterit, võtan Delete'i ja siis see on siin õigel lehel. Nii et need on kõik erinevatel lehtedel. Alapeatükkidega seda ei pea tegema, alapeatükid võib olla mitu tükki ühel lehel. Välja arvatud juhul, kui sul on alapeatükk siin täiesti lehe all ja sinna mahuks ainult mingi 2-3 rida teksti, siis pane see järgmisele lehele. Tiitelleht tuleb vormistada natukene teistmoodi kui kogu sisu. Selle jaoks ma teen seda sama, mis ma ennem tegin, hoian Ctrl-i, vajutan Enterit ja nüüd meil on siin tühi leht. Siia me paneme tiitellehe. Tiitellehe jaoks, mida ma soovitan teha, on minna Gustav Adolfi gümnaasiumi leheküljel, kui minna siit õpilasele, siis siin on olemas valik õppematerjalid. Ja siit, kui minna referaadi vormistamise alla, siis kui kerida siit natukene, siis siin ühel hetkel tuleb näidisreferaat. Ja siin on olemas ka see, kuidas tiitellehte peab vormistama. Nii et mida ma soovitan teha, on lihtsalt minna siia, võtta kogu see tekst, siis kopida see, copy, ja siis minna sinna oma referaati ja siis paste'ida see. Ja nüüd saab vastavalt seda muuta. Kui see on referaat, siis siin peab olema kirjas referaat, muidu peab siin olema kirjas siis uurimistöö. Noh, vastavalt siis kumba sa teed. Siia tuleb kogu töö pealkiri, koostöös. Siia tuleb sinu nimi, klass,
vastavalt, mis klassis sa käid. Ja siis juhendaja. Näiteks, kui mina tegin uurimistööd, siis minu juhendajaks oli Indrek Riigor, siis siia läheb see nimi. Ja siis siin all tuleb muuta ära see aasta. Ja see ongi põhimõtteliselt kogu tiitelleht. Kõige mugavam ongi kopeerida sisse, sest siis see kindlalt tuleb õiges formaadis. Okei, nüüd lehekülje numbrid. Need on alati natukene vastik ja keerukas lisada Google Docsis ja ka Wordis. Nii et põhimõtteliselt lehekülje numbrid, need peavad võtma arvesse igat lehekülge, aga need ei tohi olla tiitellehel. Selle jaoks me kasutame Docsi sisse ehitatud siis lehekülje numbrite süsteemi. Selle jaoks me läheme Insert. Siin on valik Page Numbers, aga me ei vali ühtegi neist siin, vaid me lähme More Options alla. Kõigepealt lehekülje numbrid peavad olema allpool, nii et me valime selle jaoks Footer. Ja me ei taha, et tiitellehel oleks lehekülje numbrid näha, nii et me võtame selle siit esimese ära. Ja kui me paneme selle siia sisse, siis on näha, et esimesel leheküljel pole mitte midagi, aga teisel leheküljel on number olemas. Ja selle lehekülje numbri mina peaks panema keskele, siis on kindlasti õige, kui see siin keskel on. Sisukord tuleb esimesele leheküljele peale siis seda tiitellehte. Nii et selle jaoks ma siin uuesti lükkan seda natukene edasi, hoian all Ctrl-it ja võtan Enterit. Nii, sisukord pealkirjastatakse samamoodi nagu peatükid, aga ilma numbrita, nii et sisukord. Siin on meil nüüd sisukord olemas. Ja et põhjus, miks me ennem kasutasime kõike neid heading 1 ja heading 2, on seepärast, et sisukorda tegelikult on üsna lihtne lisada, kui me kasutame sisse ehitatud sisukorda. Võtame Insert ja siis Table of Contents. Meie kasutame Kaagis, vähemalt praeguse juhendi järgi, seda punktidega süsteemi. Ja näed, kui ma valin selle, siis ongi olemas kohe kõikide nende peatükkidega ja siit saab ka mugavalt vajutad siia peale, tahad esimese peatüki juurde minna, viib sind kohe esimese peatüki juurde. Ainus asi, mida tuleb meeles pidada, on see, et sisukorda ennast sisukorda ei panda. Nii et selle jaoks tuleb lihtsalt valida see sisukorra lõik ja see ära kustutada. Samas see ei uuenda automaatselt, nii et kui me näiteks nüüd peaks siia tulema alla kolmas peatükk, nii, kolmas peatükk. Siis, kui me sisukorda vaatame, hetkel ei ole siia tulnud seda kolmandat peatükki. Nii et selle jaoks tuleb lihtsalt seda värskendada ja siis see sisukord siit uuesti eemaldada. Kuid need ongi kõik põhilised referaadi ja uurimistöö vormistamise reeglid. Kui on küsimusi, siis ma kindlasti soovitan minna Gustav Adolfi gümnaasiumi leheküljele, võtta sealt õpilase alt õppematerjalid ja vaadata, seal on eraldi olemas dokumendid referaatide kohta, et kui midagi jääb segaseks, siis seal on see kindlalt olemas. Kuid mina olin Johannes Mattias Toome, tänan videot vaatamast ja kohtume sarja järgmises osas.